Siia pannakse meeletult raha alla, on ju. Sa ei usu oma silmi, aga meil on mega limiteeritud pakkumine just sulle. Ja oi, kui hästi see skeem töötab. Arvuti- ja mobiilimängud. Lõbus ja lihtne ajaviide, eriti kui mängud on tasuta. Aga kas nad on ikka tasuta? Mis asjad on mikrotehingud ja gacha-süsteemid ja kuidas nad meie rahakotti tühjaks imevad? Cause I have $30,000 in credit card debt. When they call, I tell them I can't pay it back yet. Ja kus see lollus tulnud on? Selles suhtes, mis lollus töötab, maksame niikuinii. Töötab, agasti töötab. Vanal heal ajal maksid sa mängu eest ja asi ants. Mäng toimis kõikidele samamoodi ja mingite lisade peale päris raha ei pidanud kulutama. Aga siis tulid mobiilimängud. Firmad said kiirelt aru, et nendel on targem anda sulle tasuta mäng, aga siis isutada sind mängu siseste pakkumistega ja oi, kui hästi see skeem töötab. aastaks ennustatakse mobiilimängude tuluks üle 103 miljardi ja peaaegu pool ülemaailmsest mängutulust tuleb just sealt. Aga kust see raha siis tuleb? Alustame microtransactionitega. Need on väikesed tehingud, mille eest sa saad mängus osta ekstra elusid, boonuseid, panna aeg kiiremini liikuma ja mida kõike veel. Kui sa mängid mobiilimänge, siis sa tead täpselt, millest jutt. Need ostud on imepisikesed. 1,99 eurtsi, et oma elud täis saada, savi. Ja siis sa ostad veel ja veel ja veel ja enne, kui sa arugi saad, potsatab kuu lõpus sulle postkasti telefoniarve, mis on üle 100 euri. Või 40 000 euri, nagu ühel Ameerika preestril, kes kirikurahad Candy Crushi peale laiaks lõi. Need mängud tunduvad alguses tõepoolest tasuta, aga mida rohkem sa sinna aega paned ja asi edasi areneb, siis see mäng lihtsalt ei ole enam mängitav. Tähendab, on, aga sa pead ootama. Näiteks siin minu mängus 24 tundi, et hoone saaks suurema leveli. Ehk 24 tundi sa ei saa seal enam midagi teha. Või sa saad maksta euri, et see saaks kohe valmis. Nad teenivad kasumit just nendel hetkedel, kus sa oled veidi pahur. Saaksid pärast seda Candy Crushi levelit uue kohakaardi peal lahti, aga elud said otsa. Sa ei usu oma silmi, aga meil on mega limiteeritud pakkumine just sulle. Aga need vabatahtlikud sunniviisilised ostud ei ole sugugi ainult telefonimängudes. Nad on ennast ka sisse söönud vanadesse, headesse klassikutesse. Mäletad sellist mängu nagu Plants vs Zombies? See on aastaid olnud üks kõige parimate hinnangutega mäng, sest et see on lihtne ja lõbus ja sa ei saa ennast kuidagi paremaks teha, sest mängusiseseid oste ei ole seal iial olemas olnud. Ja siis tuli legendaarne firma EA, mis on tuntud mängude ärarikkumise poolest. Plants vs Zombies 2 lisas oma mängu mõned päris raha ostud, aga Plants vs Zombies 3 ei ole mängitav, kui sa just oma kuupalka sinna alla ei taha laduda. Ja see ei ole ainult Plants vs Zombies. Väga palju vanu legendaarseid mänge tehakse aina rohkem ümber rahakrabamise skeemideks. Aga oota, kui sa juba nutad ja värised maas, et palun ei, mul ei ole enam teile mitte midagi anda, siis mänguarendajatel on sulle veel paar üllatust varrukast võtta. Oi jah, kui mikrotehingud ei olnud piisavalt ebamoraalsed, siis gacha-süsteemid on päris hea kirss tordil. Ütleme, et tuleb uus lahe skin. Sa tegelikult nagu tahaks seda osta, aga ei. Sa pead selle jaoks gamblima. See põhimõtteliselt ongi gacha-süsteem lahti seletatult. Selle asemel, et osta mingi asi, sa pead ostma võimaluse seda saada ja enamus ajast sa ei saa seda. Aga ära muretse, sest 80 tõmbega on see lahe skin garanteeritud. Ehk umbes $250 eest on sul kindlalt ese käes. Gacha-süsteem on slot machine su lemmikmängudele ja see on päris sõltuvust tekitav. Sa ei taha ju pärast esimest tiiru ära lõpetada, sest mis siis, kui järgmise tõmbega sa võidad. Kasiinodele kindlasti kasulik, nagu öeldakse, teach them young.
eriti hea on siis, kui need gacha pakutud esemed on limiteeritud ajaks, näiteks League of Legendsi skin'id. See on ülimalt lihtne viis, kuidas tekitada kasutajale FOMO ehk siis hirmu asjast ilma jääda. Kui sa praegu ei proovi, siis sa ei saa seda enam kunagi. See on natukene siukene nagu kasiinolik süsteem, et sul võib vedada, sul ei pruugi vedada ja sul on mingi teatud ajavahemiku või siis kulutatud nii-öelda resource'i peale garantii, et sa midagi saad. Et on 5 tärnikaardid tegelased või relvad, mis on siis need erinevate eventide puhul, mida inimesed tahavad saada kangelt ja mille peale nad panevad raha, sellepärast nad aitavad neid mängus edasi. Kui poleks teid, mul poleks minna. Kui poleks teid, mul poleks minna. Telefonimängudes saab kõige haigemat gacha-süsteemi kuritarvitajaks nimetada Love and Deep Space'i. League'i ma saan edasi mängida ilma selle ilusa skin'ita, aga Love and Deep Space'i sa konkreetselt ei saagi täiesti läbi mängitud, kui sa ei osta teatud asju. Siia pannakse meeletult raha alla, inimesed. Ja. Mis sa täpsemalt nende eest saad? Põhimõtteliselt peamine koht, kus siin raha kulutatakse, ongi need nii-öelda gacha pullid. See on enam-vähem sarnane süsteem kõikides erinevates gacha mängudes. Limiteeritud ajal võimalik saada teatud siis, kas siis mingeid kaarte, mida sa saad hiljem siis lahingus kasutada või mingid muud elemendid, et ta ei ole lihtsalt nagu mingi väikene tükk, vaid ta on nagu enhance ib sinu gaming experience'i pärast. Love and Deep Space'i puhul konkreetselt tuleb nende kaartidega kaasa üldiselt sükene päris pikk sükene audiovisuaalne kogemus ka. Come clean. Oleneb kuust, oleneb eventist, aga tavaliselt see jääb ülevale poole 50 € kuus. Ja näiteks antud mängu puhul, siis kui me räägime täpsematest numbritest, garanteeritud on iga 70 nii-öelda tõmbamise peale 1 5 tärnikaart. Aga case on selles, et see, milline kaart sealt tuleb, see on nagu loterii. Kui sa 70 korda ära tõmbad, see on 50-50 võimalus, kas sa saad selle eventikaardi või mitte. Ja kui sa saad selle eventikaardi, see eventikaart on üks mitmest kaardist. Et see ei pruugi tulla see sama, mis sa tahad. Sa alguses valid, mis see kõige soovitum kaart on. Ja kui sa seda esimese 70 tõmbamisega ei saa, siis on garanteeritud järgmise 70 tõmbamisega. Need mängud on disainitud nii, et sa oleks sinna väga emotsionaalselt sisse investeeritud ja siis parima osa nad hoiavad maksumüüri taga. Ja kuna see on romantiline mäng, siis asi on veel rohkem isiklik. Why resist me now? You made your choice when you stepped inside. You scared. Neid klippe kutsutakse kindliteks, ehk siis iga kord, kui selles mängus on mingi event, millel on oma sükene suur plotline, terve nagu storyline, siis kindlad on üks väikene osa sellest kogu story'st, mis on siis full 3D animeeritud. Ja sa saad nende tegelaste siis minevikku väikeseid pilkusid, saad nagu sibulat neid lahti koorida, layer by layer. Ja Love and Deep Space'i puhul konkreetselt tuleb nende kaartidega kaasa üldiselt sükene päris pikk sükene audiovisuaalne kogemus ka, millest ongi üks osa sellest, on see ülimalt 3D animeeritud klipp ehk siis kindled, aga ülejäänud on samamoodi tegelikult animeeritud ja nendega käivad sellised pikad jutud ka kaasa. Kas me lihtsalt peaksime siis ära lõpetama kõikide mängude mängimise? Ei, väga palju on häid free-to-play mänge, saavad lihtsalt ettevaatlik olema nende kavalate süsteemidega. Pane endale kulutamise limiidid, ära satu FOMO ohvriks ja kindlasti ära looda gacha süsteemide peale. Päeva lõpuks peaks mäng olema lõbus, mitte tekitama sinus ärevust ja sõltuvust. Aga ma väga tahaks ka teie kogemusest teada. Kas te olete langenud mõne mängu rahaauku? Ja kui palju mobla arve pärast tuli? Tunnistage oma patud üles kommentaarides.